Lange motokeskus ning täna on siin perepäev. Mäe peal on päris palju autosid ja tuleb järjest juurde ning üritus on juba alanud ning lähen tšekkan, mis siin siis täna toimub. Siin pidi olema driftimine ja siis nagu näha, siis mingisugune traktorrong sõidab seal lastele. Siin on toodud hobused, lambad, kitsed, taga on mingi pallimeri, batuudihüppe. Ühesõnaga siin tegemist jätkub. Sellist asja on vedellämmastik. Näeb selline veemoodi välja, aga tahab kohe hakata augustima. Härra Peeter Taim on seal üleval oma DJ kooliga seal. Gaasilist olekut palju silma kõik. Tahab DJ-ks õppida, siis võtad ühendust siit sellega ja sulle õpetatakse selgeks, kuidas DJ-värki teha. -200, väga hea pakkumine, kõige tähtsam. Tõesti umbes -200 kraadi seal kasti sees on. Nüüd Liselli käes on keeb vesi. 5 kraadi juures vesi keeb. 100 kraadi. Ehk siis kui me valame selle vee sinna vedela lämmastiku sisse, siis temperatuuride vahemik on umbes 300 kraadi. No vaatame, mis juhtub. Või kes julgeb võib tulla lähemale ka seda udu katsuda, aga palun ära seda kasti katsu. Lennundusalane ekspositsioon Baltikumis. Siin on siis mingisugune lennuki nina maha võetud. Uku suviste laiv, näed, 6.–7. juuni. Siis on siin Caterpillari kopad igasugused erinevad, nagu maamessil oleks. Päris korralikud isendid. Vot see pill võiks täitsa endal olla, no see on ikka päris äge ja ega seegi paha ei ole. Kõik need võiks enda loovi peal olla. Ja seal jah, juba kardisõit. Tulen ise siis ka siia karti sõitma millalgi, kui ilmad ikka veel soojemaks lähevad, nii et saab juba T-särgiga tulla ja teha siis see rada ära. Aasta tagasi korra käisin, aga ma ise sõitmas ei käinud, nii et see aasta äkki õnnestub ära käia. Mis pill see on? See on päris äge. Mäksa kolhoos, mis see siin siis on? Kevadkünd, 23. mai, rahva offroad, ohoh. Kus see toimub? Tartumaal, Kastre vallas. Siia võiks ka minna, jah. Sa võid pilti teha, tee pilti, jah. 23. mai, oota, las mõtlen, mul ei ole vist midagi. Näed, uputavad ka masinad, muidugi lähme sinna. Ja, see on vinge üritus. Siis siin on, need ongi need pillid, mida uputama hakatakse siis või? Mäksa kolhoos, Kristjan Rohepuu ja Mattias Kangur. Päris haiged pillid või? Autoluks. Siinpool on siis mingi militari teema pluss siis Päästeameti osa Walking Dead, Veerovse Walking Dead, umbes sarnane masin on nagu see SWAT-i masin, see näeb küll pull välja, ma veits vaatan seda ka lähemalt. Demineerimiskeskus on Päästeamet. Masina tüüp on siin siis, andmed siin, 253 kilovatti ja 340 hobujõudu. Okei. Pill selline. Tehnik Tartu. Mul on täna täitsa hea meel, et ma siia tulin. Siin on nagu siukse asju, mida polegi näinud nagu. Viimane. No, läks. Sa said ka, äkki sa annad. Droonid ja värgid.
palun võtta 1 komm ära õhupalli, võtta seda, millel on vaja. Võta nüüd õhupalli teist ära. Päris vinged pillid. Sellega lõigatakse autodest lahti inimesena. See aparaat on hirmsaid asju näinud, ma arvan. Vähe. Kui ikka pääste jõuab, siis nemad. Meil on vähe kõvem. See ongi siis nagu pääste teema ja? Põhimõte on nagu päästetel on põhimõtteliselt samad, aga lihtsalt Võid topsi siia laua peale, saad ikkagi ta lõikab ja murrab ka lahti nagu ka ja siuke. tuusel on nii mulju, siis saad äkki lahti ära teha. Okei. Ja siis see droon ütleme palju selle õhus oleku aega umbes võiks olla mingi tunni peab ja Oleneb, mis sa teed temaga, jah. ongi nii. Kui sa tõesti viisakalt oled, siis saad võib-olla tunni rohkem. Aga mitte rohkem. Infrapuna on ka sellele? Ei. See on päästedroon, jah? Termo. Päästel on suht sama, jah. Pigem saaks inimesi otsida. Okei. Kes adunud on, siis saab nagu aidata. Ma ei tea, pääste ei saa meid läbi meie koerad. ja sinu ülesanne on Päris äge. Kuule, aga aitäh sulle. Ja siin on siis vanglateenindus oma asjadega. Mis need on? Jalavõrud või? Tegelikult? Võime kohe peale panna. Saab panna või? Kurat, aga teeme ära, oota, näe, võta see. Ma tahan proovida, kuidas jalavõru peale pannakse. Ja sellega on kõik. Nüüd edasi liigunud, seotakse mind ära. Kõigepealt võtame mõõdulindi, mõõdame ära, mis suurust teile minna. Mismoodi see käib siis? Meil on 2 süsteemi, üks on siis koduvalve, teine GPS. Aga mis puhul te täna väljas olete üldse siin? Lihtsalt näitate oma tegevust, on ju? Äkki 10 Tutvustada, kui kellelgi on küsimusi, siis vastame. No mul näed, ongi küsimused juba. Kriminaalhooldus. Siin on narkotestid, uriinitestid, süljetestid. Seda ise niimoodi saab ära võtta, ei saa või? Ei saa või? Ja siis ta hakkab lärmama või? Tulusa teile ei too, kui te selle ära võtate. Meil tuleb häire selle meita. Oota, sellega saab siis mingi vabakäigu vang minna siis nagu kõndima või? Sellega inimene Magab öösel ka või? ikka, kus seal käib. Terve periood, mis määratud on, peab tal seal olema. Elektrooniline valve siis võib olla kuni 12 kuud ja ta võib olla siis see, et ilma selleta ei saa vanglast vabaneda, aga ta võib olla ka lisakohustusena. Inimene ise võtab, nõusolek peab alati seal ikkagi. Ja nii kui sa ära võtad, läheb häiresse või? Ja valvekeskuses läheb häiresse, see on räme rikkumine, see kui sa rihma ära lõhud. Paraku peab kohtule ettekande tegema, et ikka ei sobi kriminaalhooldusele see inimene. Okei, ma nüüd tahaks sellest lahti saada. Tangid või? Ainult tangidega saab ära. Ma vaatan. Wow. Nagu tead ikka, siis täna ka näha. Midagi jäin vahele nahki karvadest. Mis te Aibla rasseerimine. Normaalselt jäi vahel. Läheb siniseks ka? Pigem ei lähe. Pigem ei või? Ei ole häda midagi. Tõmmukommi tahad või? Ma võtan 2. Tõmmukommi võid süüa ja siis me võime proovida Puhuda või? Nüüd läheb siniseks ikkagi see tangide äravõtmine. Mis see on? See on see elektroonilise valve seade, see läheb siis koju pistikusse. Ja see võru ja see... Ja, et selle järgi me koostame ajakava, kõik liikumised on vastavalt ajakavale. Need omavahel suhtlevad. Ja need on narkotestid siin kõik, jah? Need on süljetestid. See on uriin vist on. See on uriinid. Ja, see on uriinid. Siia läheb uriin, siin võtad testi välja, paned sisse ja hakkab samamoodi siis reageerima. Mingile ainele. Äge, aitäh info eest. Siiski vangla on Mis siin on? ja igaüks siseneda ei tohi, siis on hea juba ruumi inimesed hoiatada. Mis te head pakute siin, mis need on? Pakume kõige tähtsamad asja, ehk siis informatsiooni. Informatsiooni vanglateenistuse kohta, et mida me teeme, kuidas me teeme, kuidas me juurde tööle saab ja mida tuleb teha selleks, et me juurde mitte sattuda. Raadio mängib, et Kui huvitab just see, siis kolleeg räägib.
Need on siis erinevad stressipadjad. Need on kinnipeetavate tehtud, siin sees on tatar ja kui on selline pingelisem olukord, siis on selline väga mõnus asi, mida niimoodi vaikselt mudida. Ja kui veel pingelisemaks läheb, siis võtad ja keedad ära ja saad ühe lõuatäie süüa, aine. Kuidas kandideerimine välja näeb, millised on meie kehalise katsete normid, milline on õigusliku ja teekond vanglas, kõik erinevad sellised asjad. Kätekõverdused. See järjest peab tegema või? Siin on nüüd niimoodi, et meesterahvad nii palju punkte saab kätekõverdusi ja vanuse järgi on normid, vaata. Mehed kuni nii palju, ehk siis miinimum on nüüd, kui ma nüüd ei eksi, oli äkki 30 iga ühel. Väga hea, sina nägid. Ja karjutused on jah, selles mõttes järjest. Algul on kätekõverdused, see on kõhulihased ja siis on jooksmine. Need oleks mul nõrgad, ma arvan, selle ma lükkaks põhja kohe selle. See on mingi kuulivest, ei? See on meil kuulivest, et kuulivesti kasutame üldiselt kahel juhul, et üks on see, kui kinnipeetavaid saadetakse väljapoole vanglast väljaviimisele neist meditsiiniteenust saama, et operatsioon on siganes. Ja teisel juhul, kui relvastatud üksus toimetab näiteks avavanglasse mitte naasnud vangi tabamiseks, et siis igaks juhul. Ja see on nüüd mis buss, vanglateenistus või? Saatebuss. Saatebuss või? Wow. Iga vend istubki eraldi komkas sees või? Ja siin on ikka ohtlikuid vendasid sees olnud küll või? Kõik sõidavad sellega. Kõik sõidavad sellega. See on põhimõtteliselt kinnine kongratast. Peobuss. Disko tuleb põlema pannes. Aga siin vahe teil ei olegi mingit kaitset ju? Nojah, sellest piisab tegelikult. Siin on pleksiklaasike ka asjad, et sülitadega midagi ka ei saa tegelikult. ilm on meil. Siin vahel on klaas, võib sisse minna? Muidugi võiks sisse. Siin on, ma mõtlen seda. Sellele, jah. Inimene istub siin, siis siit ei saa, nad on sülitadega midagi. Okei. Oli selline rohekas natuke. Lähevad rahulikult sisse või hakkavad veiderdama ka või? Kui inimesel on endal seda saatmist vaja, siis ta on ikkagi rahulik. Lähebki näiteks ravile või kuhugi, tal on endal vaja seda. Okei. Saiad, koogid. Magusa sõltlasele seda näidata on nagu... Ma jalutan veel veits ringi. Ja sul on kaardimakse ka ju? On, väga hea. Siin on mänguasjad. Siin on siis jäätis. Ega korralik perepäev siin. Ma ei tea, kas see toimub siis korra aastas või? See on päris pikalt, see on kella 6 õhtul. Jah. Friikad ja Belgia vahvel. Hobused. Poni.ee, vot siuke koht siis. See on see, vaata toitus on eraldi peab maksma. See on sildid. No ikka peab toidu eest maksma, sest sööda tops loomadele 2 eurikut. Vili. Pardid ka jooksevad seal kuskil vahel. Kõige parem viis kõrvu kõista on sinu peopesa. 4, 3, 2, 1. Mototehnika rent siis, Lange motokeskus ja siuksed pillid on siin siis. Kart ja... Jah, ega ma ei tea, kas see rajakart on samasugune või ei ole. Päris hea jooksmisega on see ratas, ma vaatan siin. Siin on siis Lange kardihall ehk sisekardi ala. Siin on ka siis ühe korra käidud sõitmas. Kui ilmad juba halvaks lähevad ja väljas enam sõita ei kannata. Aga siin on ka mingid huvitavad pillid, ma ei tea, mis pillid need veel on. Siin on mingisugune flyer, vaata, mis siin peal on siis. Tulnud Lange perepäevale
Haapsalu Kiltsi lennuväljal toimub siis 20 juuni, näed, 4.5. on Olli, siis on Tanel Padar, Kaater, Mari-Liis ja see on juba siis augustis. kell 12. Keeratas, ikka saab, see on rool on jumala väikene. Viime siin samast läbi siin, kus teadusteater toimus. Palju see kiirust arendab sul? Ta sõidab 200 meetrit ja umbes 130 kilomeetrit tunnis. Nullist 100 on olenevad masinast 3-5 sekundit. Sõidavad siis 8 kuni, mis oli äkki 14 või 15 vanuses. Aga mis see pidurdus on siis langevarjuga? Ei ole vaja. Ta ei võta nii suurt hoogu üles. Ta on õhutakistus ikkagi ja pidurdab kõik. Ja siin flyeri peal see, mis on, siis siin ongi see võistlus ka siis või? Jaa, need on need, mis on Haapsalu lennuvälja võistlused. Ja iga sellel on nagu see sõit ka nagu? Jaa, väiksed sõidavad. Eestis neid väga palju veel ei ole, aga me siin vaatamegi äkki. Arendate? Jaa. See on niisugune, need maksavad 2 kuni 10 000 olenevalt kasutatud uus. Need on eri võimsusega ja algajale ja vähe vanemale. Ja siin on kallid mootorid, siin on pilletmootorid ja muruniituki mootor. Ei ole? On ühe pütine, aga kuni poole liitrised. Ühe pütised poole liitrised. Ja metanooliga käivad. Aga rehvi läheb kõvasti nagu vormelil või? See on ka siuke sile. Ta peabki, rada on täpselt samasugune, sellepärast ongi. Rada on täpselt samast materjalist. Tegelikult? Raja peale lehitakse lehvi, et 2 rehvi omavahel peavad hästi saama. See on sama, kui sa teeksid burnoutina. Põhimõte. Vingere. Aga need on ju nii erinevaid, et ta sõidab siin kuni 130, algajad omad sõidavad seal kuni 80 ja see on niisugune vastand vanusele ja klassile. Nojah, ma panen iga video alla ka selle sinu info. Siin on piletiinfo ka olemas juba, siit saad selle QR-koodiga pilet. Ja, ma näitan korraks selle QR-i, nii et... Meil on alaealistel on sissepääs tasuta, meil on piletit ei ole. Siin on siis välikardi ala ja siit saab siis seda kardisõitu teha, toimetada terve suve jooksul, nii et vihmaga nad ilmselt ei tee, teevad sisehallis, aga väljas siin sellise ilmaga nagu praegu. Ma ei tea nüüd kuupäevaliselt täpselt öelda, kuna see hooaeg algab ja lõpeb välialal, aga fakt on see, et sõidud juba käivad ja muidugi Lange motokeskuse kodulehel on kindlasti selle kohta informatsiooni rohkem. Äksi 39 tiim kutsub mototrenni. Siin on siis mingi rallikrossi tuleviku täht. Veidikene nänni. – 2026 aasta siis ajatsin. Maikuus on 2 tükki, juunis 1, juulis 1, augustis 1 ja septembris ka 1 sõit ja siit on siis näha, milline see Hinster 3 seest välja näeb siin niisugune suht põhja peal on välja tõmmatud kõik tühjaks. Niisugune pill. Mirel 3 on siis jah. Ja see pill, mis see on siin siis? See on crosskart 650. Mis eristab crosskarti tavalisest kardist siis? Sellega saab sõita ka kruusa peal ja on võimalik ka hüppeid teha. Saab ka sisse istuda. Ja mis see kiirust arendab siis? Õigel rajal teeb umbes 135 tippkiirus. Ja 0-100 on umbes 4 sekundit. Tegelikult? Ja. Wow. KTM-i mootor 650 kuubikut. Ja sõidate kus kohas siis siin Tartu kandis kuskile? Igal pool üle Eesti. Üle Eesti või? Ja Elva, Kulbilohu rada. Aga teil on palju neid pille või? Starti teeb umbes 6 tükki. Mõnikord on rohkem, mõnikord on vähem. Muidugi võistlustega
ja mis aadressilt ma leian sind näiteks siin? On sul mingisugune www või mingit asja või interneti aadress näidata näiteks? crosskart.ee crosskart.ee, jah? Siis saab juppe ja saab terve kaardi omale soetada kõike. Okei. Kuule, aga tänks sulle info eest. Jah, palun. Eesti kõrgeim romuralli asukoht Estonia elamuspark 9. mai. Ja siin on jälle veidike infi selle kohta. See QR siin. Tulge kohale, QR-koodiga saad soodustada. Juba jäädvustan QR-i ära sul. 10, sellega võib jäädvustada. Kuni sündmuse päevani on niimoodi, et on 10 eurot on pilet selle QR-koodiga lange. Siin on selline QR-kood lange. Seda võite jagada, see kehtib kuni 9. maini, sellega saab 10 euroga pileti. Muidu on õigel päeval on 20 ja eelmüügist on 15. Estonia elamuspark, kus see on? 90 kilti Tartusse Ida-Virumaa poole. Ida-Virumaa poole. Estonia kaevanduse mäetipus, 64 meetrit maapinnast ja 120 meetrit merepinnast asub see rada. Et kui sa pilti vaata, siis seal on need aheraine nurgad näha ja puit on nurgas. Wow. Et see on kõrgel ja päris ürituse lõpuks siis lastakse sealt paar romu niimoodi kaldast hüppesse. Ja kaua kestab see? Kell 11 algab? Hakkab ja umbes, eks me näeme palju sõiteid on üle 40 praegu seisuga kirja pandud ennast. Ja sõidetakse siis aega ja... Sõidetaksegi niimoodi rondiks ära kõik need pillid või? Lõpuks sõidetakse ronti, jah. Ja lõpuks sõidetakse nagu... Lõpuks siis on nagu surmasõit päris lõpus ja need, kes veel elus on, siis sõidame kaldast alla sealt hüppest trampliinist. Normaalne, üks tuli on lendu läinud sõidu ajal. Strelkov. Korralikud pillid on ikka. See näeb väga vinge välja. Ja osad on öelnud, et minu auto on veidikene kriime täis. Need on õiged autod, niimoodi peab auto välja nägema, päriselt ka. Näed. Ja keegi ei köhi, et on niimoodi, jumal äge on. Selline see melu siin Lange motokeskuses täna on. Mina aga hakkan liikuma siit nüüd Tartu kesklinna, kus toimub siis endiselt veel tudengipäevad ja täna on siis seal kell 2 algab kasti ronimine, nii et lähen vaatan, kuidas sinna kastide otsa siis ronitakse ja mis melu seal on. Seniks aga tšau!